Tervise Arengu Instituudi värskelt avaldatud uuringust selgub, et eestlased on kimpus kehva tervisega. Peamiseks probleemiks on endiselt südame- ja veresoonkonna haigused, mis on tingitud kehvadest elustiili valikutest. Meeste puhul näeme me tihti seetõttu lühemat eluiga, kuid puutumata ei jää ka naised. Tervise Arengu Instituut uuris taas eestlaste haiguskoormust, kust selgus, et Eesti mehed kaotavad kokku haiguste tõttu oma elust üle 197 000 aasta. Naised üle 226 000 aasta. Meeste puhul räägime me enneaegsest surmast, naised elavad lihtsalt haigena kauem. Kõige suuremad probleemid haigusrühmiti on nüüd juba aastaid püsinud, on ikkagi vereringeelundite haigused ja kasvajad. Meestel on lisaks veel vigastused ja naistel on seal lihasluukonna haigused, psüühika käitumishäired, sellised asjad. Vereringkonna haigustega puutub kokku lausa 35% inimestest. Võrreldes 2017. aasta ehk viimase uuringuga on seda ka tunduvalt rohkem. Aina rohkem armastavad inimesed alkoholi ja rasvast toitu ning muutuvad üleüldiselt oma igapäevaelus laisemaks. See, et meil on tervena elatud aastaid natuke liiga vähe, et see loomulikult teeb murelikuks. Ja siin on väga erinevaid põhjuseid, miks see nii on. Et kui me vaatame neid haiguskoormust ja neid haigusi, mis põhjustavad inimeste tervise halvenemist, siis me näeme, et hästi palju sõltub elustiilist. Elustiil omakorda sõltub ju haridusest, elukeskkonnast, perekonnast. Siinkohal hakkab omakorda rolli mängima ka piirkond. Selgub, et näiteks Väikesaartel ja Ida-Virumaal on inimeste tervis tunduvalt kehvem kui Põhja- ja Lõuna-Eestis. Seejuures mängivad rolli nii inimeste sissetulek kui ka sotsiaalne taust. Tuleb välja, et Hiiu maakonnas, Jõgeva maakonnas ja Ida-Viru maakonnas on olukord kehvem. Ja ma arvan, et osaliselt see võib olla ka sellest, et seal lihtsalt on rohkem vanemaealisi. Värskelt perearstikitli ministri portfelli vastu vahetanud Karmen Joller toob välja, et riiklikul tasandil on elustiili haigustega võitlemisel oluline roll inimeste teadlikkuse tõstmisel ja tervist edendavate võimaluste loomisel, mis kõik on ka juba töös. Samal ajal tuleb aga suurendada inimeste oma vastutust. Tervis on alati inimese enda asi. Ja tihti tahetakse öelda arstidele, et aga sa ju ei rääkinud mulle. Kui ma arvan, et ma ei peagi rääkima inimesele, mida ta peab sööma või mida ta ei tohi süüa. Et kui inimene vaatab oma taldrikusse ja astub oma kodus kaalu peale, siis ta saab absoluutselt kõik vajaliku info kätte.